Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna podcastist. Sel korral hakkame arutama sellisel teemal, et kuidas üldse hakkama saada tänapäevases tohutus infovoos ja kuidas ennast ära hallata üldse, et see olukord ei ole väga sarnane sellele, mis ta oli iidsetel aegadel või isegi tegelikult mitte väga ammu. Ja sel teemal olen kutsunud ka saatesse arutama ühe külalise. Tere! Mina olen Paul Vahur, mina olen produktiivsuse coach, ma aitan inimestel õppida sellist metoodikat nagu getting things done, et neil oleks olemas selline asi nagu stressivaba produktiivsus. Nii et jah, ja tahangi rääkida sellest, et ma mõtlesingi, et pakkusin välja, et rääkida, kuidas siis tõesti nagu selle infovoos ellu jääda. Just, et tegelikult kui me, ma ei tea, kuidas enamus inimestel on, minul on küll see, et aeg-ajalt meenutab see infovoog sellist tuletõrje hüdrandist joomise tunnet, et tegelikult kui me mõtleme tagasi, kui mõtleme kas või oma lapsepõlve peale või selle perioodi peale, siis ega tegelikult isegi mingi 30 aastat tagasi ei olnud nii tohutut infovoogu. Et enne seda interneti tulekut, mis meie põhilised infoallikad olid, on ju, ajalehed, telekas. Raadio, jah, good point. Naabrid. jah, et kes kus mida klatšis ja mida läbi seintega parasjagu kuulda oli. Aga ta ei olnud ikkagi selline hüdrandist voolav infomaht, on ju, et tegelikult nagu, ma ei tea, enne e-mailid asjad levikut, siis ka omavaheline korrespondents saabus nagu siis, kui postiljon saabus, et üks kord päevas. Et ei olnud see, et mul tiksub sisse siin iga minuti tagant e-mail, vaid kord päevas tuli, kui tuli üks kiri, oli juba päris tase. Kui tuli 2, siis oli ikka midagi tõsist toimunud. Et sellist olukorda, et sa ärkad üles ja sul on 257 lugemata e-maili, see on tegelikult modernne probleem. Ja, see on suhteliselt nagu hiline probleem, ütleme selles mõttes, et võib-olla siin esimesed, kes hakkasid seda kogema, oli võib-olla siis umbes niimoodi 25, võib-olla 30 aastat tagasi üldse nagu maailmas. Et siis kui tekkiski e-mail tegelikult, e-mail võib-olla, mitte need e-mail on see kogu selle asja süü taga, aga lihtsalt, et see elektrooniline suhtlus, ütleme, kus tõesti, et sa selleks, et kellegile sõnum saata, pead sa tegelikult paar näpuliigutust tegema. Ja klaviatuuri peal siis nüüd tänapäeval juba on nagu siis selle nutitelefoni peal, eks ju. Et see sõnum ära saata ja loomulikult siis ka, siis omakorda see oli sõnum kommunikatsiooni mõttes ja siis tuli nagu internet peale, et me saame ise nagu minna informatsiooni juurde. Ja siis oli veel isegi niimoodi ka, et päris 90-tele ega need, isegi kui tahtsid mingid teenust saada, üldjuhul olid nagu tasulised. Sa pidid sellest nagu maksma. Ja aeglaselt ütleme, nüüd on see, et nüüd me kõik loome sisu, eks ju. Ja seda sisu tulebki nii palju rohkem. Nii et see on selline probleem ja see ongi see informatsiooni ühiskond. Ja samal ajal nagu need meie oskused nagu sellega toime tulla, pole sellega nagu kaasa tulnud. Ja ütleme ausalt, mul saada läheb eetrisse hiljem, aga tol päeval, kui me lindistame, siis ma olin just kirjutanud ühe artikli, mis osutus üllatavalt populaarseks. Elektri hind loomulikult, kõigi lemmik toakaaslane. Ja selle, ütleme niimoodi ausalt, kommentaare asju tuleb sisse kiiremini, kui mina jõuan vastata. Et kui ma öö ära magasin, siis muidugi hommikul ootas väga punane Facebook ees, et ma ei ole siiamaani veel jõudnud kõiki neid kommentaare isegi läbi veel lugeda. Et see on tõesti niimoodi, et põhimõtteliselt sükast momenti, et sa lihtsalt istud rahulikult, see tulebki ise võtta. Sükast olukorda sul niisama naturaalselt väga enam ei teki. Võib-olla tekib, kui inimene ei ole nagu eriti aktiivne üheski nagu mingis platvormis, aga nii kui sa natukenegi oled, siis ikka väga ei ole sükast momenti. Et ongi, et on vaja nagu mitut asja, ütleme, üks asi muidugi nagu kuidas läbi töödelda kogu sellest süsteemis, ütleme, et niimoodi võimalikult efektiivselt. See on üks oskus võib-olla, mida on nagu vaja teha, et süstemaatiliselt. Aga teine asi loomulikult on ka nagu valida, mis infot me sisse võtame. Et see varem oli võib-olla see esimene oskus oli nagu olulisem, ütleme, et läbi töödelda, aga nüüd on juba see infovoog on sellele tasemele, et me ei jõua et kõik, mis me tahame nagu läbi töötada, et siis tulebki nagu vaadata, et otsustada, et mille põhjal sa nagu valid ja millele sa keskendud. Et ikkagi aega meil nagu juurde tekkinud ei ole. Ja seal ongi vaja sellised oskusid, ütleme, ma võib-olla neist väga põhjalikult nagu rääkima nagu ei hakkagi, aga et kuna aega on meil nagu piiratud, et jõuame ka teistel võib-olla huvitaval teemadel rääkida, aga põhiline ongi nagu enda jaoks nagu õppida sisse selline nagu rütm, et sa
kas siis kord või paar korda päevas nagu vaatadki neid uusi tulnud asju, ütleme, mõtled neid nagu enda jaoks nagu läbi, selgitad, et noh, et kas nüüd on midagi, millega ma pean midagi ette võtma ja kui siis mida ja siis tegema endaga selle kohta vastavad nagu märkmed. Ja loomulikult üks tegelikult huvitav infovoog, mis on veel, ma arvan, et on tegelikult tulnud nagu juurde või mis on kasvanud, ütleme, see on kogu aeg olemas olnud, mis on kasvanud aja jooksul, on tegelikult see, võib-olla need ideed, mis meil endal nagu pähe tulevad. Sest need on tegelikult väga palju ka nagu ütleme, saab toitu sellest, mis me väljastpoolt sisse saame, eks. Et kui sul ikkagi lähed nagu hommikul, ma mäletan, mul tuleb ka see, et kui mõtlemegi sama ajastu peale, kus me üles kasvasime nagu 80-ndatel või 90-ndatel, eks ju. Et siis, kui sa läksid nagu hommikul kooli, ütleme, tahtsid sõbraga midagi rääkida, siis võib-olla heal juhul oli äkki see mingisugune plaat, mida sa võib-olla kuulasid ja võib-olla see mingi saade, üks film, mis Soome televisioonist nagu oli, sellest oli rääkida, eks ju. Aga tänapäeval võib-olla ütleme, kui noored lähevad kooli või kui meie nagu saame kolleegidega kokku ka, siis nagu pead juba peas juba sorteerima, et mida sa kõik nagu eelmise päeva jooksul nagu kogesid ja mis on see nagu huvitav nagu rääkimine, nii et et neid sisend tuleb ka nii palju sisse ja siis just nende oma peas tekivate asjadega, ütleme, et seal on, mida tuleks teha, on kindlasti nagu need kõik, mis tunduvad, et vähemalt et olulised on enda jaoks nagu kirja panna. Ja, sest olgem ausad, see ütelus, et prea ei ole prügikast, on seda relevantsem, mida rohkem pahna sinna sisse jookseb. Ja. Et see, et sa võib-olla kodus õhtul ei jõua isegi kõiki teemasid, mis sul päeva jooksul olid kaaslasega ära suheldagi, rääkimata sellest, et pooled teemad, mis olid, võivad ära ununeda. Ja siis tekivad igasugused toredad olukorrad, kus oli see, et ma pidin täna just seda tegema. Ja just. Nii et ongi, et siin on, meil on õnneks olemas nii-öelda juba väga ammustest aegadest nagu tööriistad, mis ongi siis nagu kirjaoskus. Kirjutamisvõimalus, ütleme, et see on juba nagu 5 või 10 aastat vana, eks see kõik sul nagu arheoloogid veel nagu vaidlevad selle üle, eks ju, aga põhimõtteliselt ongi, et võimalikult palju nagu peast välja saada. Et neid asju kuhugi tekita endale suhkene turvaline koht, kus saad kirja panna ja siis ka nii-öelda tulla nende juurde tagasi, ütleme, et siis vaadata üle, et kas ma nüüd teen midagi ja siis omakorda need tulemus nagu kirja panna. Nii et võib-olla selles mõttes, ütleme, ühelt poolt need masinad ja siis tehnoloogia põhjustab meil nagu väljakutsed, aga annab ka lahendused. Ja ei, selles mõttes, et kui vanasti oli paberkalender, siis seda sa pidid ikka minema ise vaatama ja lappama, et kas sul on too päev midagi ees või kas nüüd peaks tegema. Nüüd teoreetiliselt saab kalender sulle meelde tuletada, et kuule, halloo, et sul on varsti üks koosolek ja ma vaatan, et liiklus nagu sinna on üpris nagu kehva, et äkki hakkaksin minema juba. Ja ei, see on minu lemmiktööris. Mina kasutan Waze'i, ütleme, eks ju, ja ma arvan, et kõik nad vist teevad, isegi tavakalender juba teeb seda tegelikult. Mul on just Outlooki kalender või tegelikult mul on mobiili peal, ma arvan, et seda isegi teeb see Apple'i kalender vist, ma ei teagi, mis programm seda täpselt mulle seda ütleb, et kuule, hakka nüüd sõitma, eks ju, Waze on selles mõttes hea, et Waze nagu teab natuke paremini tegelikku liiklusolukorda, eks ju, et ja siis ütlebki sulle, et hakka nüüd minema, et väga hea nagu näide, et masin nagu ise tuleb meie juurde, nii et ja siis ongi, et siis kui sa usaldad sellist nagu lahendust, siis ja see toimib hästi, nüüd tuli kusjuures veidi konkreetselt oli see, et tuli just nagu tarkvara uuendus ja ma täna hommikul vaatasin, et miks sa mulle meelde tuletad, ma siia peaks sõitma hakkama. ja siis nagu ta vist oligi, peale seda hakkaski kohe siis nagu sai aru, hakkas näitama, aga et kui sa usaldad, siis ongi juba niimoodi, et ma ei peagi nagu väga palju mõtlema nagu selle peale, et mis ma järgmiseks teen, et mulle nagu see masin nagu aitab seda, ütleme, süsteem nagu aitab nagu seda teha, nii et aga mis on nagu vajalik, oluline on siis see, et me ise nii-öelda seadistame selle üles, eks ju. Ja tegelikult eks siin on, see on see alatine küsimus, et kui palju õigusi sa masinale annad oma infole ligi saada, sest see on selline 2 teraga nuga, et mõnes mõttes, mida rohkem infot ta sinu kohta teab, seda paremini ta saab sind aidata. Et tegelikult nüüd on ju kõik need mingid Apple Intelligence ja Google'il on oma mingi Google Intelligence või on Samsung, mis iganes ühesõnaga, et neid seda nagu intelligentset assistenti sul telefonis on järjest rohkem. Näiteks ma tean, et siin mingi viimaste softi uuendustega on hakanud ka oma mailboxis temaatilist sorteerimist tegema, et ta vaatab, mis meilid sul sisse tulevad ja siis on siis primaarsed olulised e-mailid ja siis mingisuguseid teatud asju, mingid kutsed, mingid appointmendi kinnitus, need ta juba lükkab tahaplaanile, et ta nagu võtab need lihtsalt teadmiseks, ta võib-olla isegi paneb sulle juba kalendrisse need kirja, aga ta nagu neid esile sulle kohe ei too, et toob rohkem need, mis nagu peaks olema. Aga mida rohkem me nagu seda infot talle anname, seda paremaks see tööriist muutub.
aga ta muutub sellepärast paremaks, et ta kogub seda infot. Ja siis on alati see privaatsuse küsimused, on ju, et kust maalt jookseb see ülipehme piir, et kus ta toodab meile kasu ja kus ta ühel hetkel võib olla selline asi, mis hakkab meie vastu töötama, et noh, see on ülikeeruline küsimus ja noh, see on, eks ta siin päevapoliitiline ka olnud, et mis andmeid kellelegi andma peaks. No jah, seal koha peal on, ütleme, see on puhtalt sellise nii-öelda isikliku nii-öelda ma ei tea siis privaatsustunde või nagu oma nagu eelistuste nagu küsimus, ütleme. Sa saad alati ju jääda paberkalendri juurde. Ja, täpselt paberkalendri juurde, et noh, et seal võib-olla jah, peab igaüks ise oma otsust ära tegema, ütleme, et noh, et ongi, et noh, see on ju vana asi, ütleme, et võib-olla mäletame ka võib-olla oma mingit vanavanemaid midagi kes tuli mingisugune uus seade, elektrooniline saade ja siis selle peale, et noh, et mina ikka omal ajal tegin kõige käsitsi, ütleme, eks ju. Et noh, mis nagu smuuti tegija, ütleme, eks ju, mina ikka võtsin nagu selle vispli ja värgi. Et noh, eks see on selline alaline ja noh, ja tulebki neid valikuid teha. Üks asi, mis selle ohtsul võib-olla on lihtsalt see ka vaadata, et noh, et kus maalt nii-öelda noh, et meil jääks endal nagu need ka oskused tegelikult mingil määral nagu alles. Ütleme, näiteks ongi noh, võib-olla see, et noh, lisaks kui võib-olla töömeestel on need olemas mingisugused naelapüstolid, ütleme, eks ju. Et siis tegelikult ei tule kunagi halvaks ka see, kui sa ikkagi ise oskad ka naela seina lüüa. Ütleme, eks ju, et noh, ja võib-olla, et noh, et ka isegi võib-olla ikkagi koolis, kui võib-olla kuulavad siin kooliõpilased, et ikkagi noh, proovige ikkagi vaadake, et paberi peal ka ikka kirjutada oskad. Ma arvan, et ikkagi kool tänapäeval ikka seda eeldab ja nõuab, ütleme, eks ju. Õnneks küll, jah. Ei, selles mõttes. Ja võib-olla väga kriitiline juba näiteks autoga sõidul, ütleme, eks ju. Et noh, nüüd hakkavad need ise sõitvad autot olema, eks ju. Et noh, et nii kaua, noh, omati küsimus see, et nii kaua, kui meil ei ole neid täiesti ise sõitvad autosid, ütleme, et kas siis nagu see, kes seal ikkagi autot nagu paneb selle sihtkoha paika, kas tal peaks olema juhiluba või mitte, eks ju. Ja ei, ma arvan, et ongi, noh, praegult on see ülemineku faas, ma arvan, et mingis hetkes tekib küll see olukord, noh, millal see on väga suure debati küsimus, sest seda on väga raske prognoosida. Aga kui ikkagi see isesõitev auto suudab sõita vähemalt sama hästi kui inimene ja isegi võib-olla paremini ja seda nagu enamus liiklusoludes, siis tõenäoliselt tekivad need olukorrad ka, kus noh, päriselt see autos istujad mitte ükski ei pea omama juhtimisõigust ja oskust. Aga noh, see on natukene sama teema, on ju, et ma pakun, et enamus täna autoga sõitvad inimesi ei oska tegelikult rehvi vahetada. No see on üks auto hooldamine. Ei, aga noh, selles mõttes, et vaata. No jah, see on ka tegelikult oluline oskus. See on selles mõttes see olukord on ju, et ta jääb sellest tavapärasest olukorrast kõrvale. Et kui sa nüüd sõidad, kogu aeg sõidad autoga, sõidad 10 000 kilomeetreid aastas on ju, ja niimoodi aastast aastasse. Ja tegelikult sa ei vaja seda oskust. Ja siis üks hetk midagi juhtub. Ja siis see oskus muutub vajalikuks sel hetkel. No ja siis ongi küsimus on ju, et kas sa delegeerid selle, kutsudki autoabi või kellega on inimesed täitsa okei, minu meelest arvestades seda, et selle oskuse vajadus on ülimadal tänapäeval. Vanasti oli see, et sa ei saanud sõita, ma ei tea, Los Angelesest Californias Google San Diegosse midagi sükast ilma, et sa vahepeal rehvi vahetaksid. Sest rehvide kvaliteet ja kõik muu oli niivõrd palju halvem. Et siis oli see nagu elementaarne oskus ja noh, tõesti ei olnud mõtet iga kord kutsuda mingit sükast abi. Aga noh, mõnes mõttes on see analoogne, et kui sul ühel hetkel see auto ise sõidab ja kui ta seda 99% ajast teeb, siis tekib küsimus, et kas sa pead omama seda oskust selleks 0,01% või ei pea, et kas siis peaks kutsuma mingi abi või. Et noh, tegelikult ma arvan, no okei, me kaldusime päris palju kõrvale, et ma kahtlustan, et seda oskust, et oma telefonis kalendrisse lisada uus appointment, seda võiks osata nagu veel tükk aega, et aga noh, ei ole võimatu, et ühel hetkel tekib ka see olukord, et AI teeb sinu ees kõik need ära ja see ei oskagi enam. Ja, no tegelikult ma tahakski võib-olla tuua tagasi ka selle teema juurde, ütleme see enda info töötlemine, eks ju. Et noh, et ühelt poolt on see, et me saame nagu efektiivselt ära tehtud ja seal kohal tasub nagu masinad usaldada nii palju kui võimalik. Aga teine aspekt, ütleme, mida mina nii-öelda aitan nagu oma klientil saavutada, on see, et oma pea tühjaks saada. Ja vaata see, et sinu oma pea tühjaks saamine, et nii kaua kui Elon Musk ei ole veel kõigile selle nagu, mis on see neurochip ei ole veel sisse pannud, ütleme, mis meil mõtteid loeb, noh, tegelikult see on omaette teema, et sinna ei hakka minema praegu. Et nii kaua kui seda ei ole juhtunud, siis me peame ise selle nagu tegema. Et noh, et väga palju me peame neid valikuid ise tegema, et just ongi, et seal tuleb see oht, ütleme, et noh, võib-olla see autosõiduga paralleel oleks see, et noh, et okei, et auto nagu otsustab, et auto juhib nagu seda sinna, aga nagu mis siis, kui auto hakkab otsustama, kuhu ta sõidab, eks ju. Et noh, jaa. et see
see on võib-olla see probleem ja vaat ongi, et siin on võib-olla just kui need selle sama arvuti info valdamisel võibki tekkida see teatud see ohtu, ütleme, eks ju. Mis tegelikult lõppkokkuvõttes nagu ma arvan, et inimesed päris kiiresti tajuvad ära, nad saavad mingisuguse kogemuse, mida neil ei ole, et näiteks kui sa tõid selle näite seda emaili filtreerimisest, eks ju, et automaatselt ütleme, eks ju, et kui sul ikkagi hakkad tegelikult mingid olulised emailid ära kaduma, mis võib-olla arvutil tundub, et need on mingi triviaalsed, need pole olulised, siis tegelikult siis sa nagu hakkad seda tehnoloogiat nagu kiruma, eks ju, et see on see, mida võib-olla see oskus tulekski teha ja võib-olla mina aitangi nagu inimestel leida seda piiri nagu selle vahel, et püsiks see kontroll nagu enda üle, endal püsiks selle asja üle, nii et aga see on loomulikult iga inimesel ise leidma. Ja mõnes mõttes on ka niimoodi, et see tegelikult see töö, mis me teeme niimoodi, seda me kutsume teadmustööks. Et see on siis nagu selles mõttes eristab nagu sellest nagu tööst, mida tegid siis meie nagu, meie siis juba, me oleme siin enam mõlemad 50 kandis, eks ju. Et meie vanemad ja meie vanavanemad kindlasti juba, ütleme, kes siis kõik oli nagu füüsiline töö, ütleme, eks ju. Kas siis nagu põllu peal või isegi tehases, eks ju. Eks kindlasti mingi osa tegi ka inseneritööd. Ja, neid oli, aga see proportsioon on oli veel väiksem, et ma ei isegi eska spekuleerida, mis see võis olla nagu 30-40 aastat tagasi, ütleme, eks ju, aga ikkagi nagu 100 aastat tagasi oli tegelikult niimoodi, et tõenäoliselt Eestis nagu 80% inimest tegid füüsilist tööd. Või isegi rohkem. Ja ütleme, või enamusest füüsilist tööd, et tõenäoliselt oli ka mingisugune teadmustöö aspekt juures, eks ju. Aga tänapäeval juba ma arvan, et kas see võib olla juba 80% teevad teadmustööd, et ongi, et selles nagu nii-öelda kontoritöötajad, kes siis nii-öelda kes ei kasuta oma töö tegemiseks oma mingit lihasjõudu, ütleme muskleid, eks ju. Nii et seal tuleb neid oskusi nii-öelda arendada, eks ju, et võib-olla mõelda selle peale, et ka mina püsiks nagu kontrollis. Sellepärast, et kui sa saad nagu selle nagu teadmustöö, nagu tegelikult, mis saab ära automatiseerida, et masin teeb sinu eest ära, siis tegelikult milleks sind enam vaja on. Jah, selles mõttes, et eks see nagu, see on natuke, mida me oleme ka arutanud üldiselt siin varasemates podcastides, et kuhu meil üldsegi nagu tööturg liigub ja mis on need oskused, mida inimestel vaja on. Ja ma arvan, siia jookseb väga selgelt sisse ka see vaimse tervise komponent, et tegelikult väga palju psühholoogilisi ja vaimse tervise probleeme on, ma arvan, tekkinud viimastel kümnenditel just nimelt selle infovoo mittehaldamise tõttu. Et sest ka see, et kuidas interpreteerida seda infovoogu, et kõige klassikalisem näide on see, et võtad ette Instagrami, hakkad scrollima ja vaatad, kui super ilus elu kõigil on, aga see on juba eelfiltreeritud infovoog, mis sinna jõuab. Kõik see, mis nagu ei ole ilus, sinna ei jõua, et kuidas sa seda nagu ka konteksti paned, et sa ei tee mingeid kohatuid võrdlusi enda eluga või midagi siukest, et sa peaksid nagu ikkagi õuntega võrdlema, mitte nagu õunupähklitega või mida iganes. See on veel isegi hea, kui sa toiduaineid võrdled. Aga et see ma arvan, et on ka üks suur element, nagu mis tegelikult, et kui inimesed suudaksid paremini hallata oma seda infovoogu ja seda, mis neil just nimelt ajus on, et mis sa nagu sealt nagu oluliseks pead ja tähtsaks ja sellega tegeled. See ma arvan, et mõjuks ka üldiselt nagu vaimsele tervisele hästi. Absoluutselt, et ongi väga paljuski tekitab võib-olla erinevaid ja mina ei ole loomulikult, ma ei ole psühholoog ja ma ei oska nagu diagnoosi panna, aga mida väga tihti näen on see, et mingisugust nii-öelda siis ärevust, ütleme, kas siis ütleme puhtalt nii-öelda nii-öelda tava igapäeva ärevust, ütleme tööärevust ja võib-olla kodus ja igal pool, aga kuni selleni välja, et juba nagu ADHD nagu ATH nii-öelda diagnoosimisteni välja, ütleme, eks ju. Nii et jah, et see läbi selle teadmustöö, ütleme, tegelikult me kasutame muskleid edasi. Aju on tegelikult ka muskel. Aju on tegelikult välja arenenud nagu ju tegelikult nagu evolutsiooniliselt nii-öelda muskli nagu, mis siis on sellest inglise keeles tissue või nagu ütleme mina olen seda vähemalt lugenud, ütleme, et nagu, aga ütleme, et loomulikult ta on sellest kõvasti nagu erinenud, ütleme, eks, aga loomulikult ta ei ole luust, ütleme, ta on et ta on sealt välja kasvanud, et ja me kutsume ikkagi seda nii-öelda selleks nii-öelda ajumuskliks või midagi taolist. See on võib-olla selles kontekstis, et ta vajab ka treenimist, et ta vajab treenimist, ta vajab puhkust. Tegelikult, mis on veel oluliselt, vajab puhkust. Et igasugune, kui nagu käid jõusaalis, ütleme, eks, et siis tegelikult see kõige suurem areng toimub puhkamise ajal. Mitte siis, kui sa seda parasjagu harjutust teed, ütleme nii, et ajul on, selles mõttes on sarnane, ütleme, eks, et vajab nii efektiivset tegutsemist kui ka siis puhkust ja puhkus ongi nagu see, et kui sa saadki need mõtted nagu peast välja. Et see on võib-olla põhisõnum, mida täna tahaks nagu öeldagi. Et see ei ole puhkus, et sa lesid diivanil ja vahid lakke, kui sa samal ajal aju paneb 110-ga sul seal, täna tegin seda, siis see tegemata, see on homme vaja teha, lastel on vaja need asjad võtta, siis see on homme hommikusöögi, kurat, mul on see poest osta. Et
see ei ole puhkus. Ei, no ütleme, et mõtlemine nagu selline midagi ei ole halb, aga kui sa mõtled nagu, noh, kui sa selle ajal peaks puhkama, tõesti ütleme, eks ju, et noh, et nagu diivani peal nagu väiks ennast välja lülitama, ütleme, või siis nagu, ma ei tea, teed mingisugust endal olulist tegevust, oled lastega koos ja samal ajal nagu mõtled tööprobleemide peale, eks ju. Ja võib-olla isegi tööl olles siis mõtled nagu koduste probleemide peale, eks ju. Et siis see ei ole nagu efektiivne viis ja noh, ütleme, jah, see aju ongi meil selles mõttes nagu tuleb see piirang nagu tuleb ette, et noh, et just selle infomahu haldamisel ja noh, ainuke asi, mis selle vastu tõesti aitabki, ongi see, kui sa kuskil nagu noh, moodsa sõnaga või võõrsõnaga ütled externaliseerid. Et noh, et endast välja viid, et mitte ennast ei vii välja. Jaa, selleks, sa peadki asjad endast välja viima, selleks, et need asjad sind ennast välja ei viiks. No ma tean endal, kui on mingisugused eriti stressirohked või mingisugused pingelised situatsioonid, siis aeg-ajalt võib juhtuda, et õhtul ei saa magama jääda, sellepärast, et aju ketrab veel neid erinevaid teemasid läbi. Et mis on, ja siis minu enda lihtne trikk on see, et mina võtan raamatu ja hakkan lugema selle mõttega, et lugemise ajal sa pead keskenduma sellele loetavale ja ma võtan just mingi juturaamatu, mitte mingi nagu sisuka raamatu. Ja sellele keskendudes sul tegelikult need 10 erinevat ajulõnga, mis sul ketrasid seal, nagu sujuvalt asenduvad selle ühe mõttelõngaga, mis käib selle raamatu taktis, mis on noh, muidugi siis ei tasu võtta mingid erilist action raamatut, mis on nagu, või midagi sellist, kus on midagi parasjagu rahulikult toimub. Siis tegelikult aju suht ruttu läheb sellesse režiimi, et okei, tegelikult võiks magada ka, et 50 minutit lugemist ja magada. Mina annan kohe praktilise nipi, et võib-olla enne kui seda raamatut lugema hakkad, või enne kui magama lähed, et võta nagu kas mingi enda läpp, et kirjuta väike email või siis kui veel parem on, et sul paber ja pliiats ja pane kõik need teemad sinna kirja. Lühidalt kirja ära, ütleme, et noh, et see mingisugune ma ei tea, raport kirjutada ja kliendile vastata ja siis pärast nagu nädalavahetusel mingi plaanid, noh, isegi noh, see loomulikult parim on, noh, ütleme see, mis ma räägin põhjalikumat, mida ma aitan klientidele õppida, on see, et põhjalikumat seda teha, aga vähemalt see, et kui sa paned lihtsalt paberi peale kirja ära, see juba aitab nagu oluliselt, nii et noh, et ja noh, võib-olla tihti inimesed kogevad seda, et kas nad ei saa magama jääda üldse, eks, et isegi kui on see raamat loetud, ütleme, ikkagi need mõtted tulevad tagasi. Või veel hullem on see, et kui öösel korraks nagu ärkad üles, siis nagu need hakkavad nagu oma paraadi seal tegema. Siis on nagu hea mõte on nagu need kõik nagu kirja panna niimoodi ära, et noh, kuhugi mingil moel, ütleme, noh, loomulikult töösel võib-olla ongi see paber ongi parem, kuna noh, ikkagi võtad selle mobiili lahti, siis sul tuleb see sinine valgus nagu prožektoriga näkku selleks. Nüüd on küll see, et enamus mobiile vist juba lülitavad õhtuses režiimis selle sinise valguse välja. No ta ikkagi valge, ütleme, eks. Ta ikkagi erutab su ülesse. Jaa, aga et noh, üks asi, mis muidugi inimesed võib-olla mõtlevad ja loodavad, mille peal on AI, eks ju. Et kas need AI aitab meil teha? No AI on muidugi tohutult ülelaetud termin, et no võtamegi need chat asjad, ütleme, eks ju. Et et noh, see ongi, et üks asi, mida noh, mina nagu aitan teha on siis see, et noh, et sa mõtledki, paned mingi teema kirja ja siis otsustad enda jaoks ära, et kas seal on vaja midagi ei ole, ütleme, eks, et noh, väga lihtne minna EAS-i küsima, ütleme, et näed, et ma lähen nagu homme Maarjaga podcasti nagu kohtuma, et mida ma seal rääkima võiks, ütleme, eks ju, nii et noh, et iseenesest tegelikult täitsa võib chat tooli käest seda nagu küsida, aga mida minu soovitus võib-olla see mitte teha on siis see, et nagu mitte nagu 100% usaldada. Et just, et noh, et ikkagi ta võib olla mõtete generaator või siuke ideede generaator, pakub variante välja, et mina arvan, me peame säilitama oma agentsuse, mida ma selle all mõtlen seda, et meie oleme see, kes teeb valikuid, eks ju, me oleme see, kes otsustab, eks ju. See ka, et ta aitab aeg-ajalt seda aega kokku hoida selle asemel, kui sa näiteks, noh, mul oli siin just üks teema, kus teatud nüansid, et huvitav, kas mingisugune leping seda neid nüansse nagu kajastab või midagi siukest, siis selle asemel, et hakata 10 leheküljelist lepingut läbi lugema, viskasin see lepingu talle ja küsisin need konkreetsed küsimused. Ja siis ta otsis mulle sealt neid asju, et noh, see ei pruugi olla 100% ammendav, sellepärast, et noh, ta ei pruukinud seda nagu täismahus võtta. Aga ma sain sealt mitu head pointi kätte ja siis ma sain sellega edasi tegeleda, et selliste asjade jaoks ta on nagu hea, aga jah, ma arvan ka, et see täna me ei ole veel selles faasis, kus me saaksime 100% usaldada, et kõik, mis sealt tuleb, on puhas kuld. Ja noh, tõenäoliselt ka kõik need ise organiseeruvad mailboxid ja asjad, et noh, seal ka tahes tahtmata, kes teeb, see tõenäoliselt ka eksib aeg-ajalt ja tuleb selle asja kontrolli omada, aga noh, samas jällegi, mida rohkem me seda nagu tagasisidestame, seda rohkem ta muutub ka vast meiega paremini klappivaks, et noh, mida meie oluliseks peame. Ja, no võib-olla kui kes mäletavad, see on juba varsti 20 aastat tagasi vist, kui tulid välja need filmid, see Iron Man.
eks ju, ja siis seal oli see Jarvis oli see, need, kes hiljem sai seal mingi vision tegelaseks, ütleme, aga algselt oli lihtsalt see hääl oli niimoodi, eks ju. Et siis tegelikult sellist nagu abimeest tahaks nagu, ütleme, eks ju, ka endale, et nii, et tõenäoliselt võib-olla see personaalsed LLM-id saab võimaldada, aga siis seal on nagu see samad mured, mis sa enne ütlesid selle privaatsuse kohta, need on ikka 10-kordistanud, ütleme, et vaevalt, et nagu me kõik endale ehitame oma nii-öelda serveri peale nagu tulemüüride taha nagu selle nagu oma Jarvise, ütleme, et see on ikkagi mingi kellegi poolt teenusel pakutav ja siis on see küsimus, siis see tõesti kõik sinu kohta kõike, eks ju. Klassikaline vastus on ju see, et kui sina teenusest ei maksa, siis sina oled toode. Ja. Aga et see agentsus säilitamine on oluline, et ma mõtlesingi, et eile selle peale, et see AI areneb selles suunas, seda saab nagu, tal on juba kasu, aga et tulebki enda jaoks nagu ära veel läbi mõelda, et kui palju ma seda nagu kasutan, ütleme, eks ju. Ja just seesama, et anda talle tehagi neid asju, mis sina ütlesid, sama, et vaata see leping läbi, otsi need asjad üles ja jätta endale nagu siis nagu see nagu valikute tegemine. Ja samal ajal teadma ka, et ega meil väga palju ei ole nagu sellist päevas energeetilist mahukust või nii palju energiat, et nagu need otsuseid teha, et see on üks selline teadmustöö tegelikult nagu sükene, kuidas öelda siis, miraaž, et me võime tegelikult päev läbi otsuseid teha. Tegelikult ikkagi või, ütleme, et see on suhteliselt piiratud hulk ja võib-olla siin tuleb isegi seega mängu, et kui me puutume kokku oma mingid vanemate sugulastega ja sa ütled, ma teen teadustööd ja ma teen 6 tundi järjest tööd ja mul nii väsinud, ütleme, siis nagu öeldakse, et vot, kus ikka tänapäeva noored, ütleme, et mina olin nagu omal ajal 12 tundi põllul panin, ütleme, eks ju, ja nagu siis pidin magama minema, eks ju. Aga tegelikult mul on selline tunne, et see puhtalt seda vaimset energiat nõuab teadmustöö palju rohkem. Ei, muidugi. Ja ma arvan, et me isegi tegelikult, et mitte niivõrd see, et me nüüd, loomulikult meil on elutase nii palju tõusnud, me saamegi nagu vähem tööd teha. Aga tegelikult ma arvan, et me isegi ei jõua ka, et ma ise olen märganud, et heal juhul ma sellist nagu tõesti nagu fokusseeritud nagu tööd, nagu uut nagu asja, saan heal juhul päevast teha 4 tundi, võib-olla maksimum 6 tundi, et üle selle nagu ei suuda. Ja siis loomulikult on väga palju sellist teadmustööd, mis on sükene ei, ongi siuke orguinn. Ma mõtlesingi, et võib-olla see, kui hakata võiks kokku võtma, et see oluline roll on omada seda võimekust nagu ise ennast organiseerida ja aru saada, kuidas need asjad, ütleme, mis on need tegevused, mida on vaja teha selleks, et ennast ära organiseerida. Ja siis need tehnoloogilised vahendid võiks olla need, mis aitavad seda teostada. Tegelikult selle sama Jarvise analoogi põhjal ta ei pea olema sul mingi ülisuper assistent, kes sulle kõik infot ette annab, aga tegelikult oleks juba päris abis, kui ma saaksin öelda, et hei Siri, ja nüüd ma tahaksin sulle anda ette terve loetelu mõtteid, mis mul on vaja maha kirjutada. Palun kirjutada maha, organiseeri ja tuleta mulle meelde, et ma nendega pärast tegeleks. Just. See oleks juba tegelikult nagu super tööriist, sest mõtted tulevad sul ajal, kus sa sõidad autoga, sööd, mida iganes on ju. Et siis iga kord, et telefon välja võtta, hakata toksima sisse seda mõtet või võtta paberipärkmik või hakata kirjutama üles, ei ole kõige rentaablim ja loomulikult kõige klassikalisem on see, et kõige paremad mõtted tekivad valedel hetkedel. ja siis pärast selleks hetkeks, kui tekib see õige hetk, kus hakata neid maha kirjutama, on nad juba läinud. Et see on võib-olla see koht, kus kõige paremini mõneb, aga kõige olulisem, ma arvan, ikkagi see, ma kõigepealt enda jaoks selgeks tegema, mis on oluline, mis vajab hilisemalt nagu tegevust, et see kuidagi ära talletada ja see aju tühjaks saada. Võib-olla see ongi see kõige parem mõte ongi see, et nüüd kõik minge ja tühjendage oma aju prügikastid. Ja põhiline, mis see kõige rohkem meile annab, ta annab meile võimalus rohkem loominguline olla. Kes on ikkagi nagu eesti keeles öeldakse, et pea on pulki täis, ega siis sinna midagi palju juurde ei mahu ja siis ei tule ka nagu häid uusi lahendusi. Nii et otsige neid võimalusi, kus siis jäädvusta, ütleme, et jäädvusta igal pool, et on olemas ka nüüd audiosalvestamis tööriistad, ütleme, on olemas tööriistad, mis saadki nagu roolis nagu salvestad audio ja saadad endale meili peale näiteks, eks, nii et need on kõik olemas. Ja. Just. Kuule, aga tänud tulemast ja aitäh kutsumast. Ehk aitas kellelgi ka pead natuke pulkadest tühjemaks saada. Just, selgelt meelt.